Kas riiulid ja kapid on täis aastate jooksul kogunenud dokumente ja kaustu, mille keskelt vajaliku leidmine tundub võimatu? Rahvusarhiivil on teile kasulikke näpunäiteid, kuidas moodustada ettevõtte dokumendikuhjast korrastatud paberarhiiv. Ettevõtte ajalugu oskame hinnata alles tulevikus, aga selle säilitamisega tuleb tegeleda juba täna. Kaardista valdkonnad, milles dokumente tekib. Juhtimine, personalitöö ja põhitegevus, näiteks kirjastustegevus. Neist saavad dokumendisarjad. Jaota ja sordi eri liiki dokumendid. Näiteks protokollid lähevad juhtimise dokumendisarja, töölepingud personalitöö valdkonda ja kõik käsikirjad kirjastustegevuse dokumendisarja. Eemalda paberitelt ja dokumentidelt kõik metallist ja plastist klambrid ning kiled. Võta ka kiirköitjatest paberid välja. Faksi termopaber tuhmupajaga. Siin aitab koopia tegemine ja selle säilitamine. Dokumendid ja paberid aseta poeltega sõlmitavasse kausta kronoloogilises järjekorras, hilisemad alla ja varasemad peale poole. Ei ole otstarbekas teha liiga pakse kaustu. Kaustad märgista pealkirja, sarja tähise, piirdaatumite ning järjekorranumbriga ja aseta arhiivikarpi. Koosta kaustade märgistusest paberil või arvutis loetelu, mis aitab hiljem vajalikku üles leida. Tähista ka arhiivikarbid neis sisalduvate dokumendisarjade ja kaustade numbritega. Arhiivikarpe hoiusta alati kuivas ruumis, kaitstult päikesevalguse ja tolmu eest. Lisaks dokumentidele kannavad infot ka fotod ja videod. Nummerda fotod tagaküljel ja videote kassetid või plaadid ning loo nende juurde selgitav tabel, kuhu pane kirja järjekorranumber, tegevus, aeg ja koht ning kes on pildil. Nii jõuab täna veel meeles olev info arhiivi ega kao unustusse. Märgi ära ka fotode ja videote autorid. Korrastatud arhiivi on edaspidi hõlbus dokumente ja kaustu lisada ning viimaks on need ka ülesleitavad. Arhiivi ajalooväärtus selgub aga alles tulevikus. Üksikasjaliku juhendi paberarhiivi moodustamisest leiad Rahvusarhiivi kodulehelt.